Tere lapsed! Alustame Meeltekooli kokandustunniga. Täna teeme riisigalette ja riisigalette šokolaadiga. Olete te näinud, poes on müügil, võib-olla emmetissid on koju ostnud, ümmargused riisigaletid, mis on pealt šokolaadiga ära kaetud. Täna teeme me need päris ise valmis. Väga lihtne ja ma usun, et teil on endal ka neid päris hea valmistada. Selleks võtsin mina ühe kastruli, kuhu sisse ma panin teise väiksema ja siin sees ma sulatan šokolaadi. Näitan teile ka, kuidas see šokolaadi sulatamine käib. Selliselt vesivannil sulatatakse šokolaad ära ja pärast selle šokolaadiga katame riisigaletid. Ma näitan, mis šokolaadi ma panin. Ma panin sisse 56% ja 87%. See tähendab seda, et neis on palju kakaod. Ja mida rohkem on šokolaadis kakaod, seda kasulikum ta meile on, sest seal on palju rohkem erinevaid kasulikke mineraalaineid ja muid vitamiine samamoodi. Mida vähem suhkurt, seda kasulikum, sest piimašokolaadis on enamus on suhkur. Suhkur on väga okei vahepeal süüa, aga me saame teda ju päris palju mujalt maiustustest ka. Et miks mitte siis siia panna selliste suurema kakaosisaldusega šokolaadi. Siis, kuna nendel poe riisivahvlitel ei ole vaarikaid, kiivit ega muid seemnekesi peal, siis mina mõtlesin, et me võiksime küll panna oma riisivahvlitele seemnekesi, vaarikaid ja kiivit. Vaarikad võtsin ma tegelikult otse sügavkülmast, ma näitan teile, ilusad punased ja magusad kah. Nii, kiivi. Kiivi on samuti hästi ilus ja hea maitsega oli ta ka veel praegu. Nii, ja siis ma näitan, milliseid riisivahvleid ma kasutan. Mina kasutan niisuguseid Dr. Nature'i omasid, aga sobivad ükstas kõik, millised riisivahvlid tegelikult. Ja kookoselbeid puistame ka natukene peale, et on lõbusam. Lõbusam väljanägemine. Ja nüüd ma võtangi siit need riisivahvlid, sellised. Kindlasti olete maitsnud, muideks toorjuustuga on nad väga maitsvad. Võiga võib neid süüa ja ka taimse pasteediga, mis me teiega ühes Meeltekoolis tegime. Panen siia lõikelaua peale, kohe näitan teile ka. Ma ennem sulatan siin šokolaadi täitsa ära. Šokolaad peab olema täiesti sulanud ja šokolaadiga on niisugune nipp, et siia vesivanni potist siia šokolaadipotti ei tohi mingil juhul vett sattuda. Olge siis tähelepanelikud. Ja kui te ise seda päris teete, siis te peaksite olema tähelepanelikud ka, et ennast ära ei kõrvetaks, sest väga lihtne on sellega ennast ära kõrvetada. Veeaur on väga tuline. Sulatan šokolaadi ära ja siis hakkame seda panema riisivahvlitele peale ja sinna peale siis puistame kõike meelepärast, mis me tahame. Mina võin teile öelda, et kui need riisivahvlid jäävad ilusti krõmpsuma, siis maitsemeeltele mõjub ta ka palju meeldivamalt ja teda on palju mõnusam süüa. Kui me veel lisame sinna juurde ka seemneid, mis võiksid krõmpsuda, mina mõtlesin, et me võiksime panna päevalille seemneid, ka need annavad omakorda maitsemeeltele tööd. Võtame ühe lusika ja hakkame selle lusikaga katma riisigalette. Võtame siis kohe siit niimoodi, lükkame selle siia. Ma näitan teile, ma panin siia lõikelaua peale niimoodi. Ja hakkame katma riisigalette. See on mõnus töö, ma arvan, et teile kindlasti meeldib. Saab šokolaadiga mängida. Eks ju, ise võid teha isegi naerul nägusid siia peale, kui sa tahad. Aga võib-olla natuke raske on sellega niimoodi täpselt suud ja nina ja silmi ja kõrvu teha, et ta on ju vedel ja voolab laiali. Aga proovida võite, sest et fantaasial ei ole siin kohal küll piire, võite mida iganes siia joonistada. Ja nii palju te siis seda šokolaadi parajasti sulatate, kui mitu riisigaletti te tahate teha. Mina tegin praegu 4 galetti ja mul läks sinna 100 grammi šokolaadi, natukene vähem. Nüüd ma näitan teile, mismoodi need välja tulid. Siis hakkame panema lisandeid. Võite ka täiesti ilusti kõik ääred ära täita, võite ainult pool riisigaletist täita, kuidas fantaasia lendab. Ja nüüd panen ma siia vaarikaid. Ja võt vaarikatest ja kiivist saab siia küll ühe naerul näo teha. Ja mõndade peale ma panen ka seemneid, et nad krõmpsuksid, nagu ma rääkisin.
paneme kohe siit kas üle niimoodi seemneid või vaarika omale saab põskedeks panna seemneid. Nii, ja ma näitan teile näiteks kiivist saab teha ka niisuguse kihvti kolmnurga siia. Hops. Ja kõrvale saab panna vaarikaid. Kui me lisame ka puuvilju ja seemneid, pähkleid, siis nendest riisikalettidest tulevad väga tervislikud ja maitsvad. Nii, kas te näete? Siin on näiteks vaarika nägu. Siin saab niimoodi puuviljadega kaunistada ja võib ka ainult seemnegaleti teha. Head isu teile ja loodetavasti teile maitsevad. Laske neil natukene ära hanguda ja siis täiesti söömisvalmis. Ei pea külmkappi panema, võivad täitsa siin õhu käes hanguda, šokolaad hangub ära. Olge tublid ja loodetavasti juba varsti näeme. Head isu! Tšau!